Jaa, kuku alla, Keir, palun kuku alla. 100 alla. Läheme lõikame selle oksa läbi, kus ta istub. Nagu kana nõrrel. Jou, mina olen Keir Stint ja täna on kolmapäev, see tähendab, et kõigest paar päeva on jäänud veel selleni, kuni ma lõpuks lähen Austraaliasse täitsa pekkis. Ja ma lõpetasin just hommikusöögi tegemise, nagu näha, siis siin on minu Max hea eine, ma ei tea, paar muna, veits mingit sinki, veits banaani ja vaatab võib-olla, kui jõuab, siis ka kodujuustu. Ma arvan, et jõuan, sest ma olen paks. Aga igal juhul ma mõtlesin, et ma teen täna ka väikse vlogi, võtan teid kaasa, vaatan, mis ma teen, üritan ettevalmistusi teha Austraalia jaoks. Ühesõnaga täna mul on sitaks palju teha. Nii, päeva esimene asi. Saame Piiaga kokku, pidin temaga pilte tegema Beliefi jaoks. Ma tegelikult tahtsin enne auto ära pesta, aga mul läks kodus natuke rohkem aega, kui ma oleks tahtnud. Ja sellepärast ma ei jõua autot enne pesta, nii et võtan ta peale. Äkki ma pesen siis auto ära ja siis lähme pilte tegema. Mul autost vaja pilte teha. Nii et let's go. Tšau. Modell tuli kohal. Täiesti võttis. Nii, esimesed pildid saime kätte. Nüüd me lähme, võtame järgmised pildid. Ma ei tea, kus kohast, aga eks näis. Ja kõik pildid, mis me tegime, tulevad nüüd siia. Lähme metsaringile. Seal on räigelt ilus, siis me hakkame seal pilte tegema nüüd. Mida kõike üks fotograaf ei tee, et head pilti saada. Ma ronisin mingi väga noore puu otsa, ma kardan, et ma reaalselt lendasin alla, sest siin on mingi peenemad oksad kui minu näpp. Täitsa pekkis, ma sain nii palju pilte lihtsalt, jõhker. Ma sain mälukaart täis lihtsalt. Need küll ei ole mingi ettevalmistus Austraaliaks otseselt, aga pigem need on lihtsalt nagu asjad, mis ma pidin ära tegema enne, kui ma Austraaliasse lähen, et ma lubasin teha ja ma tahtsin teha. Nagu näed, vaata, jõhkralt lihtsalt ilusad pilte on siin. Paar sotti. Aga praegu nüüd on, mul on jõhkralt kiire sellepärast, et ma pidin juuksurisse minema ja põhimõtteliselt juba oodatakse mind juba 10 minutit, nii et jah. Juuksuris käidus. Normaalne. No nii. Kell on 23:30 ja ma olen lõpuks kodus rahulikult siin juba mingi tund aega või rohkem olnud. Ja mis ma teen? Monteerin rahulikult siin pilte, mis ma täna tegin. Näiteks see on üks pilt. Ma ei tea, kui hästi video fokuseerib ära. See on näiteks üks pilt, mis ma praegu teen. Aga mul jäi täna lihtsalt räigelt palju asju tegemata, mis ma tahtsin ära teha. Ma tahtsin pilte teha, ma tahtsin auto ära pesta, ma tahtsin autos pilte teha, siis ma tahtsin, mis ma veel tahtsin? Siis ma tahtsin panna mingid asjad valmis juba Austraalia jaoks, et kui ma pakkima hakkan. Siis ma tahtsin tervisekindlustuse ära teha, siis ma tahtsin raamatud ära viia raamatu kokku. Ma ei teagi rohkem, mis ei tahtnudki midagi. Nii et need kõik asjad peavad jääma homsesse päeva, nii et see vlog jätkub ka homme. Ja nii, nüüd on hommik, nüüd on aeg kohe minna jälle välja. Merilin juba tegelikult on maja ees, ootab mind juba. Hakkan pildistama teda. Nii, nüüd ma sain lõpuks Meriliniga pildid tehtud ja nüüd ma lähen vaatan, kas ma saan lõpuks selle auto puhtaks, sellepärast et ma juba 3 päeva üritan seda autot puhtaks pesta ja ma lihtsalt ei leia aega selle jaoks. Nii et nüüd ma kindlasti teen selle ära. Kui see muidu huvitavad need pildid, mis ma tegin ja mis ma nagu tulevikus hakkan tegema ja mis ma minevikus olen teinud ja nii edasi, siis ma tegin sellise põhimõtteliselt nagu portfoolio endale netti, kuhu ma hakkan laadima üles siis neid pilte, mis ma teen ja nii edasi. Nii et viska pilt peale, kui tahad näha. Ja link on see. Oh my god, täiega lahe. Yes, we go away. Noh, natuke nagu oleks midagi pestud. Mulle sobib. Vaadake, mis Karin selga pani pildistamiseks. Nagu läheks kuskile stripiklubisse. Ei, aga pildid jäävad ilusad selles, siis mul on ka tore pildistada. Nüüd on õhtu käes juba, ma olen jälle üli palju lihtsalt neid pilte töödanud. Vaadake seda.
vaadake seda. See on üks pilt, mis mul praegu ees on, aga jep. Aga vaatasin kindlustust ka. Ja hind on natuke kallim, kui ma tahaks. Üks kindlustus vähemalt näitab hinnaks 2 sotti. Vaatab õhtul, pean korralikumalt sirvima, et siis vaatab võib-olla äkki saan odavamalt. Kui ei saa, siis pohhui, siis teeb selle kalli ära. Vahetale. Jah, ma ei teagi. Kas peaks siin ära vist lõpetama selle vlogi lõpuks või? Hullud ettevalmistus ikka loosi jaoks, aga jah. No nii, täna on siis lõpuks 3. päev, mil ma teen ettevalmistusi Austraalia jaoks ja naljakal kombel ma ei ole tegelikult mitte midagi veel konkreetselt teinud, mis seostuks otseselt Austraaliaga, nii et ma arvan, täna lõpuks see aeg, ehk siis viimane päev kätte ennast võtta ja lõpuks teha otseseid ettevalmistusi Austraalia jaoks, nii et teie ka paremini aru saaksite, mis ma tegema pean kõik, siis ma teen siia samma sellise skeemi või sellise to-do listi nii-öelda. Nii, esimene asi, mis mul on vaja teha, on kindlasti tervisekindlustus. Ma ei kujuta ette, palju see maksma läheb, aga kindlasti vähem kui kohalikud arstikulud, nii et jah, selle peab ära tegema. Siis piletid ja dokumendid, igaks juhuks dokumentides koopia. Nii, need samad raamatud on vaja raamatukokku viia, sest kes neid ikka minu eest ära viib. Ja siis on vaja ära pakkida asjad siia samma. Davai, raamatukokku, lihtne asi ja saab kohe maha võtta. Teeme ära selle. Pumm! Nüüd ma hakkan asju pakkima. Nii, nüüd mul on lõpuks kõik ära pakitud, kõik, mis mul läheb vaja. Nagu näha, siin on minu käsipagas. Ma ei tea, paar paput, siis on mingid mõttetud paar riiet ja siis minu hügieenitarbed ja rohkem polegi. Nii et ülivähe asju panin siia, aga sinna ma panin räigelt palju asju. Nii et jah, see mingi 10 kilo, see ma arvan mingi 5 kilo läheb. Ja siis läpakakott on see, selle saab eraldi võtta käsipagasina juurde veel. Hakkame juba kuskil jõudma. Nii et põhimõtteliselt võiks enam-vähem selle maha juba tõmmata ja siis peaks hakkama nüüd uurima tervisekindlustust. Next up, davai läheb. Nii, ma vaatan siin praegu neid tervisekindlustusi ja vaatasin IFI, vaatasin Salvat, siis vaatasin mingi Bass või midagi taolist. Ja siis nüüd olen Swedbanka juurde lõpuks jõudnud. Ja kuna Swedbankal on praegu mingisugune kampaania, ma ei tea, kas see kogu aeg ei ole, aga 17–21 teevad 25% soodust, siis nendega saaks nagu kõige mõistlikuma pakkumise. Meditsiiniabi kindlustus on siin 500 000 välismaal töötamise lisakaitse on ka veel peal ja kõik see kokku 213. Mulle tundub päris mõistliku summana see, sellepärast et vaatasin teisi neid pakkumisi, siis seal oli mingi 270 € ja mingi 250 € ja üks oli isegi mingi 300 midagi nagu veits, natuke liiga palju minu jaoks hetkel. Et ja siin on veel see, et teistega ma vaatasin kuni märtsi, mingi kuuni märtsi alguseni, aga siin ma saan täiesti nagu juuni alguseni vaadata. Nii et see tundub hetkel kõige mõistlikum ja selle ma ilmselt teen kohe praegu ära ka. Tavai, nüüd ma lähen kooli, ma lähen vaatan, kas ma saan koolis kasutada neid skännereid asju, et printida omal need lennupiletid ja mis iganes veel välja ja dokumentides kindlasti koopiat teha. Nii, ma sain kõik oma vajalikud paberid koolis tehtud, nii et õnneks see käik kooli oli selles suhtes asja eest ja ma nägin jõhkralt palju inimesi, kes kõik nagu rääkis midagi juttu ja ärke ja ma küsiti üli palju. Kuidas tunne on, kas sa oled elevil ka või mis iganes? Ja ei ole. See ongi kõige haigem, mul ei ole mitte mingisugust tunnet sees, nagu ma läheks, mul ei ole see kohale jõudnud veel. Põhimõtteliselt ongi. Kui ma täna pakkisin oma asju kohvrisse, siis mul oli reaalselt siuke tunne, nagu ma koristaks oma tuba.